Kuidas käituda, kui oled ostnud puudusega toote või teenuse? Tunne oma tarbija õigusi. Oled endale ostnud toote, mis ei töötanud korralikult juba esimesel kasutamisel või töötas korralikult ainult mõnda aega. Pea meeles, et iga ostetud toode või teenus peab vastama selle täpsele kirjeldusele ning olema ohutu, piisavalt kvaliteetne ning heas korras, et seda saaks eesmärgipäraselt kasutada. Jäta alati alles ostutšekk. Sellega saad hiljem tõendada, et oled ostu sooritanud just sellest poest sellel kuupäeval. Kui oled toote või teenuse eest maksnud kaardiga, sobib kauba ostmise tõenduseks ka panga väljavõte. Kui avastad tootel kasutamise käigus puuduse, siis lõpeta koheselt toote kasutamine. Pöördu viivitamatult kauplusesse, kust sa toote ostsid, sest tootel müügihetkel olnud puuduste ja puudustega kaasnevate probleemide lahendamise eest vastutab toote müünud kaupleja, ka juhul, kui puudused ilmnevad alles kasutuse käigus. Pea meeles, et kaupleja poole pead pöörduma hiljemalt 2 kuu jooksul pärast puuduse avastamist. Puudusega toote või teenuse puhul on sul õigus esitada kauplejale kaebus 2 aasta jooksul alates selle kättesaamise päevast. Pea meeles, esimese poole aasta jooksul ilmnenud vea põhjuse selgitab kaupleja oma kuludega. Ülejäänud 1,5 aasta jooksul lepitakse kõigepealt kokku, kes selgitab vea tekkimise põhjuse. Kui tegemist on tootmisveaga, maksab selle eest kaupleja. Kui oled aga ise toodet valesti kasutanud või hooldanud, maksad sina. Pea meeles, kui sa ei ole kindel, millised on sinu õigused, võta enne kaebuse esitamist kindlasti ühendust Tarbijakaitseametiga. Tarbijakaitseameti nõuandetelefon on 1330 või 6201 707. Mida on sul õigus kaupleja poole pöördudes nõuda? Kui ostetud toode on puudusega, on sul õigus toote tasuta parandamisele või kui see ei ole võimalik, siis toote vahetamisele. Kui kauplejal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kui see ei õnnestu ning kui puuduse kõrvaldamine võtab liiga kaua aega, võid nõuda ostuhinna alandamist või raha tagastamist. Kui te ei jõua suulisele kokkuleppele, siis tuleb teha pöördumine kirjalikult. Kuidas kirjutada kauplejale kaebust? Kaebuse võib esitada vabas vormis. Kindlasti aga peab sinna märkima oma nime ning kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäeva, kaubal või teenusel esineva puuduse ning omapoolse soovitava lahendi. Lisa kaebusele alati ka ostutšeki koopia. Kaupleja on kohustatud kaebuse vastu võtma ja vastama 15 päeva jooksul kirjalikult. Kuhu peaksin pöörduma, kui kauplejaga kokkulepet ei saavuta? Esita kaebus Tarbijakaitseametile, kui sa ei saa kauplejalt vastust, sa ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega. Kuidas esitada kaebust Tarbijakaitseametile? Kaebuse saatmiseks on olemas erinevad võimalused. Kaebus tavapostiga, e-mailiga, elektrooniliselt Tarbijakaitseameti veebi ja Facebooki vahendusel. Kindlasti tuleks kaebusele lisada oma kontaktandmed, ostu puudutavad dokumendid ning kaupleja ja ostja vaheline kirjavahetus, et saaksime sinu mure kiiremini lahendatud. Kui sinu probleem ei lahene ka Tarbijakaitseameti sekkumise tulemusena, pöördu järgmisena kohtuvälise lahenduse leidmiseks Tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjon on Tarbijakaitseameti juures töötav erapooletu kohtuväline institutsioon, mis lahendab tarbijate ja kauplejate vahelisi vaidlusi. Miks eelistada kaebuste menetlemist kohtu asemel Tarbijakaebuste komisjonis? See on lihtsam ja mugavam nii sinu kui kaupleja jaoks, võtab vähem aega ja nõuab vähem raha. Kui ka Tarbijakaebuste komisjoni poole pöördumine ei lahenda sinu probleemi, võid alati pöörduda kohtu poole. Pea meeles olulised asjad. Kirjaliku lepingu sõlmimiselt tutvu kindlasti tingimustega ja veendu, millele alla kirjutad. Hoia oma ostutšekk alles, sellega tõendad oma ostu. Jäta tšekk enda kätte ka pärast kaebuse esitamist. Enne kaebuse esitamist vii end kurssi oma õigustega. Küsi julgelt nõu Tarbijakaitseametilt. Kaebuse võid esitada kauplejale 2 aasta jooksul alates ostu sooritamisest, kuid mitte hiljem kui 2 kuu möödumisel puuduse avastamisest. Kui oled toodet tavapäraselt kasutanud ja õigesti hoidnud, võid esmalt nõuda asja parandamist või asendamist. Kui kaupleja ei ole nõus sinu suulist kaebust lahendama, esita see kirjalikult. Kaupleja peab kirjalikule kaebusele vastama 15 päeva jooksul. Kui kaupleja keeldub sinu kaebust lahendamast või sa ei ole pakutud lahendiga nõus, pöördu abi saamiseks Tarbijakaitseameti poole. Vajadusel võid järgmise sammuna pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole. Viimase sammuna on sul oma õiguste kaitseks alati võimalus pöörduda ka kohtusse. Tarbijakaitseameti kodulehekülg on www.tarbijakaitseamet.ee. Nõuandetelefon 1330 või 6201 707.